Seltsing on selline tore asi, mille loomiseks ei ole rohkem vaja kui hetk tahet ja sellel samal hetkel see seltsing valmis ongi. Kuna seadus on teinud selle võimalikult lihtsaks, siis põhimõtteliselt võib selle seltsingu teha ja nüüd ta ongi olemas. Vaid mõttes asutamisleping või samuti suuline olla. Koosneb tema ainult inimestest, kes on eraisikud, füüsilised isikud. Ja seetõttu oli ka meil teatavalt konkreetsel juhul minu töökohas Narva Eesti Gümnaasiumis tarvis luua mingisugune lihtne organisatsioon selleks, et läbi viia tavalisi vilistlaste õhtuid, kokkusaamisi ja selleks, et kõik oleks juriidiliselt legaalne, et nad saaksid maksta osavõtumaksu. Ja seepärast lõimegi seltsingu Narva Eesti Gümnaasiumi sõbrad. Iga kord, kui toimub vilistlaste kokkusaamine koolimajas, siis näiteks kui selle õhtu osavõtumaksuks on 100 krooni, siis 100 krooni eest saab iga kohale tulnu selleks õhtuks selle seltsingu liikmeks ja see on liikmemaks. Mida seltsing liikmemaksuga teeb, see on tema enda otsustada. Tänu sellele muutub see vilistlaste õhtu kinniseks, piletid kui sellised müüdud sinna ei ole, samas raha kulude katteks on kätte saadud, sellega ei ole mingit probleeme ja samuti ei ole ka probleemi näiteks muusikaga, sellepärast, et tegemist on eraisikute omavahelise kokkusaamisega. Kas muusika tuleb maki pealt või mängib bänd, nii või naa, ei pea tema eest maksma eraldi autoritasusid, tegemist on kinnise üritusega, sinna ei ole müüdud pilet. Kuid hiljem tuli välja, et sellest seltsingust on veelgi kasu, et see seltsing on päris hea näiteks selleks, et taodelda kooli erinevate ettevõtmiste jaoks erinevatest kohtadest raha. Nii näiteks Eesti Kultuurkapitali jaoks on seltsing täiesti juriidiliselt sobiv vorm, kes võib taodelda mingiks ettevõtmiseks toetust. Meie taotlesime seda konkreetselt kooli ajalehe väljaandmiseks. Nii et seltsingust võib olla sellises kitsas ringis, kus kohas ei taheta asja ajada keeruliseks, väga palju kasu ja mulle see meeldib, et seadusandluses selline võimalus olemas on.